tere õhtust siit Jõhvi spordihallist. On alanud meeste sissemarss, õigemini mehed on juba peaaegu kõik ilusti väljakul rivi võtnud selleks, et alustada Eesti saalijalgpalli meistrivõistluste meistriliiga Narvas. Ka põnev kohtumine oli ja nüüd kohe siit Kidanov, Juri vasaku jala peale, lööb ja alt nurgast. Väravahtaja võtab. Kõik saab hästi, kõik on hästi, kõik on ilusti. Nii ja nüüd tuleb see sööt läbi ja Katariin ja Verrav! Nii lihtsalt kiiresse siit ja Vitali Katariin 1-0 Narva poolt, kui mängitud on 5 minutit ja 1 sekund, 5-0-1 ja 0-1 läheb Narva seda kohtumist juhtima. Igaks juhuks Kristjan, praegu ei ole vaja üle mõelda, kõik on hästi. Nii, läheme edasi. Oi, kui on söötid ja siit tuleb postile. Post on kirjas ja juba kolmas peaks olema see. Nii nüüd. Silberberg hästi pöörab ja lööki ja hästi käega tõrje. Hästi Jõhvi Phoenixi värav. Ja pall on kindlalt väravas 2-0. Iga vea eest. Oi, kui ilus! Kohe otsa veel värav, nii et võt, kui kiiresti on võimalik lüüa 2 väravat. Juri Kidanov 2-0 ja kohe 3-0 otsa. Olgu, Kristjan, aitäh, et olite ja head tööd. Ja nüüd oi, kui ilusti kolmene rünnak ja lõpetab selle väravaga. Number 10 Sergei Aleksandrov lööb 4-0 ja Lonšakovilt hea sööt mängitud 14-50. Ikka hüüda. Nii, vaatame. Ja mööda. Mängida. Ja nüüd, et kas tuleb veel 3 viigo. Läheb kas ja löö. Ei. Pall on küll väravas, aga ei ole. Aeg oli ammu läbi. Ei saa Juri Kidanov krübara trikki siit, pall aeg oli ammu läbi. Siin siis ma olen väga tänulik, esimene poolega väga aktiivne oli ka meil YouTube'i kommentaariumis, nii et kes jälgima neid mänge, siis võib kohe öelda, et üks kohtumine veel. Ja sööt, löö ära nüüd, löödki ära, nii et Kutuzov tegi eeltöö ja ilusti siin värav löödud. Auvärav Tartu Ravensi kasuks. Ja hästi kombineerinud, oi kui ilusti Katariin Kidanov. Ja saab Kidanov oma kübara kätte, nii et 6-0. 7-14 esimesed pealtvaatajad lähevad juba ära. Protokolli järgi on ta 23, särgi järgi 18 ja lööb peaaegu oleks kohe sisse saanud, nii et siin on jah see küsimus ainult lõppskooris. Katariin, ei. Hästi, nüüd on tõusukoht ja on nüüd võimalus lüüa esimene ja kas tuleb ja tuleb. Väga küll ei tähistata, aga pall on väravas, nii et Matvei Minajev selle teeb kaitses tugevat tööd, aga ei lükka palli praegu oma väravas. Oi, kast. Ja ei, blokeeritakse. Ja nüüd, kas see läheb pall väravasse? Olemas! Ja saab. Lõi Juri Kidanov, kes siis sai 3 väravat. Kas nüüd tuleb veel üks? Ei tule. Lööb ta hoopis vastu Markus Tera. Ja saab tabelisse esimese võidu. Esimene voor on sellega peaaegu lõppenud. Üks kohtumine veel pidada.